Tere, kallis Eesti rahvas. Tere, Kiur. Kas luuajoont on näo või? Ei ole, sa oled nagu uss, vihmauss, niimoodi üks toru läheb. Kaamera lisab 10 kilo, ma lihtsalt ütlen ära. Muidu ma olen palju peenem. Kohe öeldud, see on kõrvale pandud. Teem, te näete meie nägusi, meie massiivseid laupasid või noh, vähemalt ma räägin iseendast. Kiuril on väike Korea poisikese songs niimoodi siin ees, et ei näeks tema väike Harry Potteri sünnimärki. Ja oh my god. Noh, võtke seda sisse, võtke seda ilu sisse. Oh my god, Kiur, näita oma hambaid, palun. Ma ütlen, et seda ma ei hakka spoilima. Ma panen käe praegu suu ette isegi, sest te saate sellise šoki ausalt öeldes, et seda on väärt vaatamist. Ma ütlen seda ka, et alguses oli mul kõik nööbid kinni ja nüüd on nii. Asi on kuumaks läinud selles mõttes. Ja seda pead ise vaatama järgi. Ja. Ma ei tea, millest me rääksime, me panime, meil oli auhinnagala Eesti Nokia või siis nii-öelda siuke kõige siuke osa, asjad on paika pandud. Kas nüüd tuleb peale iga osa lõpus tuleb need räppajatel või kuidas me teeme? Kaalume seda, aga ma kaldun selle peale, et võiks. Ja teeme niimoodi, kui mingi ingliskeelse osa teeme, eks ju, siis teeme lõppu teeme eestikeelse räppi. Okei. Ja sa niimoodi alguses kohe spoilid, millest meil juttu tuleb. Aga seda sa pead kuulama lõpuni. Ja, aga praegu on lihtsalt, see on praegu lihtsalt siin väike morsel inglise keeles. Ma kuulen, inimesed ütlevad väike morsel. Sa annad väike infokillu, viskad siuke. Ups. Aitäh, okei. Saad aru, mis ma mõtlen? Ups. Väga hea. Aga nii, okei, sellest nii me Vembutempomaa juhtumist need ahvid on päris ahvid. Lihtsalt ütlen juba ette ära, spoilin selles. Kas Jürgen tegi midagi ahviga? Saame selle ka teada. Okei, tõstata see küsimus, selge. Nii. Ta solvas, vaata, aga nüüd te näete ka kaamerast. Kas me teeme laul, ma paneksin uue laulu ka, kas me see Bad Art käib praegu meil taga või? Ma ei tea, aga mulle see laul meeldib, mis praegu on. Kukeks või pesumasinaks? Kukeks või pesumasinaks, mida sa sonid? Nüüd sul on 2 võimalust. Kas sa lööd kellegi karpi või hakkad need kukeks ja pesumasinaks? No, te saate see osa teada. Ma lõpetaksin ära. Intro. Okei. Juubel 20. Mis asja? What the hell? Me oleme siia jõudnud ja meil on Bling on praegu seljas, Bling on seljas. Vaata. Tead palju need maksid või? Need vanaema nööbid või? Ei, türa, see on Bling, nahku, see ei ole mingi vanaema nööb, see sätendab. Pudeli kork ju. Oota. Still, see oli, ma tegin custom made, see on mul lõpetamise jaoks ja ma tahan ka veel siin, ma tahan veel reppida, kas siin on näha, Helgib. Mis see helgib? Mis see on? Jürgen, mis see on? Mis see helgib? See on see veterani märk või? Mul on jala seen tegelikult. See on lihtsalt hoidke eemal. Ma tahtsin öelda, see on nagu juudi märk, aga see on halb. Seda ei tohi öelda. Nii ei tohi öelda. See on Tartu Ülikool, see on, ma räägin, see on fresh look, seda igaüks ei kanna. Ma juba alguses siin chastisesin sellega, kõrgharidusega ja mina juubli osa puhul me vaidlemegi ma ei tea harituse üle, aga Eesti parimate asjade üle. Mina näiteks parim ülikool, eks ju, kohe paugu pealt mina alustaksin. Tartu Ülikool. Ei saa vaielda, nõustun, järgmine.
järgmine . siin jällegi ei, nagu isegi kui ma püüaks mingit bullshit teada, siis nagu ei, see ei tööta Tartu ikkagi. Aga ega see on ka põhjus, miks me nii uhkelt riides oleme, sest tegelikult see on gala show, eks ju? Eesti kõige Päeva Eesti lõpuks. Nokia ka veits ei või? Võib öelda, et otsime inspiratsiooni tulevikuks ja vaatame, kuhu Eesti on jõudnud. Täpselt nii. Teeme siukse 2022 siuke 2000-st alates siukse ülevaate, nagu kuidas meil see 20 aastat siin läinud on. Teeme mõned järeldused ja hinnangud siis. Fiskaalaastal. Mina õppisin majandust, kõrgharidus majanduses, nii et ma nagu mõtlesin tulevikuprognoosid, nagu ikka, sest Kännukuked on päeva lõpuks poliitikasaade. Täpselt. Ja hariv poliitikasaade. Muidugi rõhk sellel teisel või esimesel sõnal hariv, just. Hästi läheb. Rõhk esimene, teine sõna. Nii, okei. Me saime juba kooli eest ära. Mis on järgmine kõige? Mul ei ole see list ees. Mul ka ei ole. Aga mina ütleksin, me võime alustada suurte asjadega. Alustame kohe suurte asjadega. Maakond. Samas vaimus võime jätkata. Eesti kõige maakond. Kas me teeme trummipõrinaid ka või? See oli enne lihtsalt näide, kuidas asi käib. Kas meil on nagu siuke... Kas me räägime, miks kategooria on ka oluline või maakond on self-explanatory, oleme ausad, eks? Ja. Ei, Kihelkond. Mis on maakonnal ja kihelkonnal vahet? Kas see on, sul on maakond ja siis maakond on jaotatud veel kihelkondadeks, jah? On mul õigus? On nii või? Vist küll, aga kihelkond on minu arvates üldine termin. Tead, me istume siin arvuti taga, selle saab kohe fact checkida. Ei saa, ma vaatan oma hambaid. Ei saa, vaata. Eita utsis, Varsti oli õigus, mis sa ütled? Kihelkond on Eesti aladel ajalooline, mujal ka tänapäeval reaalselt eksisteerib kiriklik haldusüksus. Kihelkonnal on oma vaimulik, ka on kihelkonnal oma kirik, kuigi kihelkonna territooriumil võib olla ka abikirikuid ja kabeleid. Millest me räägime siin? Millest sa räägid? Kassid veits ei või? Mida su käsi seal teeb? Ma juba ütlen ette, sa ei saa mune sügada, kus meil kaamerad... Ei! Ma olin shy, tead vaata, kus see shy kai vaata, et hoiab lihtsalt oma kätes nagu, sest ma mõtlesin, sa praegu on mingi süüdistad mind ja siis ma lihtsalt kuulan oma, ma ei tea, minu jaoks ikkagi, kas siis kihelkond on ju erinev sõna maakonnast, ei või? Eks ju? See on ikkagi mingi kabelivärgid ja värki. Siin läheb mingi kiriku, mingi fucking... Tartumaa. Või fakte kuredi, award show already. Tartumaa võitis minu jaoks. Maakonna suhtes. Tartu maakonda. Ja ma mõtlesin, sa lihtsalt disconnectisid kõnest praegu. Ei. Ma püüan meenutada, kus asub Taevaskoda, kas ta on Tartu maakonnas või on ta Põlva. Vist on Põlvas või kuskil seal vahel. Nii et selles mõttes, basic vastus oleks siin Harju maakond, sest come on, siin eksisteerib kõik. Tartu ka väga solid, aga ma võtan lihtsalt see looduslik ilu, Põlva maakond. Aitäh, järgmine. Või tahad sa vaielda või? Mulle ei meeldi, et sa Harjumaad mainisid ainult, see on jälle Põhja-Tallinna inimesed on appedi, see on appedi. Okei, võtame Harjumaa välja, see jah. Või üldse, oota, ma ei taha nüüd võõristada kedagi selle tõttu. Aga ikkagi, mina ei tea, sa oled rääkinud inimestega Tallinnast. Oled Harjumaal käinud, jah? Ma olen paar korda käinud, ma muidu olen tahanud siuke ikka maamees läbi ja lõhki. Ma vahepeal panen ülikanna selga ja käin koolis. See on nagu see. Ja see on täpselt, mul on tõde ja õiguse perekond, türa isa saatis kooli ja vaata. Aga pärast ikka türa tuled tallu tööle. Eesti parim raamat, äkki jätkame sellega? Ütle mulle ausalt, kui palju Eesti raamatuid sa tead? Kuule, mitmeid.
No mina niimoodi nimetada ei oska, noh. Ma käisin, vaata, mis ülikoolis ma käisin. Näeda? Veterani märk jälle ju. See audiokuulajatele, see on lihtsalt suur juudi märk, see on siuke kuldne täht on. Ei, lege, come on, kuule, see on Eesti kõige parem raamat või? Iga kuulajad isegi ju, miks nad kuulavad, sest nad ei oska lugeda. See ei ole hea arutelu koht. Aga audioraamat, kallis, oled kuulnud sellisest asjast, sa lollud? Ma olen ühe audioraamatu, tegelikult, oota, ma oskan sulle vastata, sest et audioraamatut ma kuulasin Rehepappi ja näed, kui ma tahangi öelda raamat, siis näed, vot need Andrus Kivirähi raamatud, noh. See autor kõige parem raamatud. Mul oli teine kategooria oli Andrus Kiviräh mainitud. Okei. See on see Eesti parem porno jah. Eesti kõige kõrdi nussitavam mees. Oi. Aga ma teen 2 nöövi lahti selle peale. It's getting hot in here. Mul tuleb see jaiks, vaata, mul on vaja seda Adam's Apple'it näidata, kus sa üles alla käib. Mina ütleks parim raamat, mitte Tõde ja õigus ei ole necessary parim raamat. How about Kalevipoeg, you piece of shit? Mees tõmbas eepose välja praegu. God damn. Pahna. See on obvious, see oli trikiga küsimus. No. See oli retooriline tegelikult. No. Ja sa kukkusid seletama lihtsalt. No. Türa, kui nüüd, väike teaser, ma arvatavasti juba võib-olla äkki intros tiisime seda, aga kui rap battle tuleb, siis sa veel saad, noh. Siis sa veel saad selle eest veel. Tüüd, ma loodan, sa ütlesid, et sa lähe isiklikuks, aga tõenäoliselt see on sinu nali ja see on kõik isiklik. Ma teen, ma teen pere kohta kommentaare, mul on vaktsiini jutt, on see SPC jutt. Mulle tegelikult ei ole, mul ei ole. Ma räägin, ma olen erapooletult, eks ju. Ma lihtsalt tulen niisama. Ma tulen hot fire'it spittima, See on idee. Kuule, oota, kas sa seda uudist tead, et oota, ma kohe keegi suri ära või? Ei, oota. Lil Yachty viis Poola ju selle Wopi. Oled kursis või? Vabandust, mis te ütlesite? Wop, oli Wop või? Oota, las ma kuulan. Oota. Pop või? Oota. Waak, mitte Wop, sorry. Lil Yachty viis Waki Poola. Oled kursis? See on narkootikum või? Ma ei räägi mulle. On või? Mis see on? Mis see Wak on? Ei, ma vaatasin ühte Wice'i dokumentaali, mis oli zombi traagi kohta. Flaka oli tolle asja nimi. Flaka, jah. See on Wak. Aga... Wak. Viis Poola. Oled kursis? Ma ei tea, kas kellelgi on praegu pilt ees või on ainult mul hakkab pilt eest ära minema, aga mis asja sa ütlesid? Vak, 2VACK, Vak, et viis Poola, tead või? Väk siis. Ta ütleb seda... Eesti keeli. Jah, väk. Meil on Eesti podcast praegu veel käsil. Vabandust. Kallis inimene. Ja mis siis sai? Ma ei tea, see on nüüd Poolas, et selles mõttes sellepärast muretsema enam ei pea. Nii. Kas see kuidagi oli seoses meie jutuga või mis juhtus, poisid? Mul on pisarad silmas ja nüüd inimesed näevad ka seda, sest vahepeal lihtsalt vapustab mind see mees. Ei, see oli lihtsalt väike side note, et sa teaksid, et ta viis selle Poola. Sellega on korras. Ja kui sa tõesti oled nii madala laubaga, et sa ei tea, millest ma räägin, siis ma saadan sulle selle video, kus ta seletab, kuidas ta siis selle Poola viis. Nii. Aga mis podcast meil selline on? Mis podcast meil on? See on video saatmise podcast. Mis siin toimub? Ei, sa võid lihtsalt ennast ära erida. Siin toimub hard cut. Me jätkame siis, kui ta on ära kuulanud, kuidas ta Poola viis selle.
sul tuleb mingi läpaka kõlarist plästib kohe. Ma kuulan, vaatan praegu. Nutan. See kõlab nagu vokk. Ongi. Sa oled kindel, et ta voki pannist räägib või? See just tuli troppis või? Vokk, jaa, vokk. Ma ütlesin enne väkk. Minu paha vokk on see. Kas sa no, lege ei tea seda meemi? Vokk on ju täitsa teine asi kui väkk ju. Ei, kas sa lege... Sa ei ole kursis selle meemiga või? Ma ei ole kindel, jah. Ma ei vist ei tea. Okei. Vabandust, kuulajad, me korraks kadusime. Me oleme saanud oma erisused paika ja Lel-Joti on tõesti saanud oma voki poola ja ärme selle pärast rohkem muretse. This just in. Vokk on jõudnud poola. Nii, aga... Ma ei saa aru, mis toimub. Ma jätkuvalt, ma olen vokk on Poolas, aga ma ei tea, miks ta sinna läks. Miks ta voki poole tõid? See on hea küsimus. Ma pole isegi selle peale mõelnud. Ma lihtsalt olen lõpetanud muretsemise, et see nüüd on Poolas, et enam ei pea muretsema. Aga miks ta seal on? Mina mõtlen, mul on ikka nagu kihte. Mul on kihte, vaata. Ma olen nagu selles rekis sibul. Sibul, jah. No, nad tegid ju sibula täitsa päris asjaks. See on tegelikult päriselu. Ja päriselu järgi oli tegelikult see. Paljud ei tea seda. Aga sibul eksisteerib päriselus ka ja tal on mitu kihti. Okei, räägi mulle, lähme ikka nagu spicy. Parim sibul, parim mugul sibul. See on juubli osa, ärme räägi Mulle Charlotte meeldib. Kui Charlotte sibulat oled ma tean kuradi punast ja kollast sibulat ja venelasi, see on kõik... Valge. Ai, pljät. Juubli osa, ärme räägi... Aga mugul sibul on siuksed väiksed tulbil on sibulad. Ma lasen püksi kohe lihtsalt nagu protestist praegu. See on juubli osa, me ei räägi... See on nii Gen Z podcast, ma tunnen. Aga selles suhtes ongi täpselt see. Sul ongi vaata random intersectionid. Korra tuli väike jaht tuli vahele. Väike jaht tuli tõesti. Väike jaht tuli Poola. Ja me rääkisime sellest. Ja nüüd me võime ka sibulatest rääkida. See on kiire. Inimesed tahavadki seda. It's provocative. It's what gets the people going. Tead, ma peaksin need meie lõustad panema niimoodi natuke väiksemaks ja see ülesse ja siis taustal peaks see Minecraft, see mingi parkuuri run käima, siis inimesed rääksid vaataks ka selleks jumala. Nii, oota, me ei räägi sibulast, shut the fuck up, lähme Spice'i juurde, kõige parem Eesti porno. No okei, no vasta ise siis, kui see nii väga Spice on, siis trummipõrin, palun väga. Aitäh põrina eest ja ega ma palju neid Eesti pornokaid ei tea, saunakepp on nagu parimaid siiamaani. Saunaskäik, ja, sorry. Sa isegi ei tea nimesid. Aga sisu jäi samaks ju, sisu jäi samaks. Vabandust, kui ma spoilisin kellegi. Aga ma ei tea, aga võib-olla äkki keegi on saunakipp on ka kuradi oma asja teinud veel. See on nagu see halb remake, okei. Ja, ei, see on uus osa lihtsalt. Hästi. Ma olen eelnevalt rääkinud ka sellest, et see on võib-olla nagu, ütleme, tõeliselt lojaalsed fännid, juba teavad kaugelt. See it from a mile away, eks ju. Aga selle asja nimi, vähemalt mina, sellist meistriteost, oota, ma tahaks kuidagi ametlikum välja näha. Nägin sellist meistriteost esmalt Nõoreal gümnaasiumis, mis kaaskolleegid või kaasõppurid minuga jagasid. Ja tegemist oli siis videolõiguga nimega Karva ajamine. Ja kui keegi sellist klassikat näinud on või on kuulnud, kuidas ma räägin sellest varasemalt, siis tegemist on... Ma arvan, et 2008 videolõiguga. Midagi sellist. Ja nagu dokumentaalfilm oli ikkagi minu arvates selles, see on mingi seksi ei olnud ega midagi sellist. Et see on võib-olla siuke erootiline klipp võib-olla rohkem. See on fetiš. Sest naine raseeris seal klipis. Ja siis keegi tuli küsis, et ajad pühvli ära või? Ja siis ta ütles, et ära sega,
ja siis ta lõppes ära vist või no natuke läks veel edasi, minu arvates ta ajas ikka pühvli ära, aga nagu kui sa oled näinud seda, kui sa tead, mis ma mõtlen, kui keegi leiab selle üles, ma ei tea, minu arvates see on hidden treasure natukene, sest ega sa niisama naljaga karvaajamist interneti avarustes, see ei ole mingi 2 girls 1 cup, eks ju, see on kodumaine toodang, nii et kindel võit. Okei. Nagu see on lõik Eesti elust, see on nagu kui sa kujutad ette, mis see on, diagramm, pie chart. Okei. Pie chart ja siis see on nagu ajatelg, on see pie chart ja siis sa näed nagu milline on Eesti elu. Sest nad olid räigelt täis ka ja mingi karjusid seal lihtsalt. Igastahes jah, ma läksin natuke emotsionaalseks jälle, ma väga vabandan. Telefon lendas praegu. Ma kujutan ette, kuidas nagu sul ajaloos on vaata need mis see nagu skaala või see joon, kus lähevad mingi tähtsad ajaloosündmused, siis nagu tõenäoliselt see video see on see liblika sündmus. Jah, sealt tulid meil teatud inimesed presidendiks ja poliitikasse. Ja tead, presidendist rääkides. Et Karis oleks praegu president, kui karvaajamist ei oleks tehtud. Ma teen järjest nööpe lahti endal ka. No sa oled kapis reaalselt ja sul on palased. Oota, räägige oma setupist. Kapist välja tulemise päev on varsti. See oktoobris. Jaa. Teeme ära või? Mul on külm tegelikult toas, siin on halvasti soojustatud maja, mul isale ei meeldiks see, sest siin on telliskiviga ainult, mingid krohvikihti, mingi peno ei ole midagi pandud ega midagi sellist. Parim ehitusmaterjal või parim ehitus mis see on? Tööriist näiteks, parim tööriist. Tööriist või? Haamer. Kõige Eesti Nokia. Haamer ongi haamer, sest see on ju, tööriistaks on ju, haamriga sa saad palju asju teha, naelu välja võtta, sisse lüüa, aga täpselt see sama olukord nüüd, kui me võtame selle ajaloo nüüd selle joone on ju, siis tähtis sündmus haamritega oli see, kui siis Võsa Reporteri see episood, kus isa soovitas haamriga pähe lüüa. Midagi sellist, vaata, rünnata haamriga. Nii et nagu... No see on võib-olla Eesti parim... see võiks ka... see on jälle väga hea. Eesti parim Võsa Reporteri lõik või midagi selle sarnast. Nagu jällegi YouTube'i dokumentaalvideo. See võiks ka olla üks kategooria, aga see on hea point. Haamer on hea point. Ma ei hakkaks nagu väga vastu vaidlema, aga ma paneksin... see ei ole tööriist, ma tahtsin lihtsalt nagu mingi viinapudel öelda, aga ma mõtlesin, see on nagu versatile. Seda on töö jaoks vaja too. Ja näiteks oletame, sul ei ole tainarulli. Täpselt. Ja me otsime siin Eesti kõige. Ja kas ei oleks mitte Eesti kõige massi, sul ei ole tainarulli, sa võtad lauaviina ja teed selle koogi valmis. Okei. No tegelikult ma ütlen, aus oleks see kombo. Lauaviin ja haamer. Okei. Haamriga pähe reiski. Aga ausalt öeldes, ega see ongi kombone. Kuule, aga kui me joogist juba räägime, siis kõige parem Eesti, ma ei tea, kas me tahame kitsendada seda õlle peale või lihtsalt üldine alkohol? See on haramna. Ma proovin töö juures araabia keelt õppida. Ma võin proovida sulle praegu. Allah itšashik, mis peaks tähendama, et may Allah reward you, aga reward you selles suhtes, et nagu punish you, reward you for your deeds. Allah itšashik. Shashlik, jah, okei. Ei, itšashik. Okei, no näed, keeleõpe ka kohe näha, et Tartust tulnud nagu täiesti... Aga haram, õlu on haram selles suhtes. Ma ei tea, kas ma fucking vist ätna. Okei, räägime siis üldisest alkoholist, sest et ma kohe vastan sulle ära, et Vana Tallinn piimaga. Liköör. See on nagu Eesti jook. Vana Tallinn, jah.
Eesti jook, Eesti kõige parem. Okei. Aga Eesti see on piimaga ka. siis, aga kas see kokteil ei ole nüüd tehniliselt? Joe Mama, bro, ei. Vabandust, mis te ütlesite mulle praegu? Okei, ma võtan tagasi. Ma ei ole veel räppäteline jõudnud, ma ei ole valmis, noh. Kiur, kui sa mind närvi ajad, siis ma panen sulle siukse Joe Mama nagu ütluse, et sa ei tule sellest tagasi. No hoia oma kuradi kehvade riimide jaoks seda, noh. Okei, davai. Aga ütle siis, mis alkohol? Vana Tallinn piimaga minu meelest pädeb väga hästi ja see sobib siia alkoholi selle alla, nii et nagu millest me vaidleme. Keegi hakka sul likööri puhtalt lihtsalt pudelist alla valama, on ju. Viinaga, jah, see veel pädeb, aga liköör, come on, ei. Me räägime ikkagi nagu kokteilist selles mõttes, jah. Läheb alla. Kuigi mina olen follower of islam ja mina selliste alkoholijookidega ei ole kokku puutunud. Aga teoreetiliselt, kui ma mõtlen jälle Eesti kõige, nüüd mõtleme meie rahvuse eepose peale, mõtleme korra Kalevipoja peale. Nii, mida tema jõi? Mis Kalevipoeg raamatus tegi üldse? Kus ta käis? Ta käis Soomes. On mul õigus? Plankude järgi, jah. Jaa, Jürgen. Ei, Soomes plankude järgi ta ei käinud, ta käis Venemaal plankude järgi. Vabandust. Minu teada. Aga Soomes ta käis kuradi NS-na. Ei, tal oli Väike siuke. Saisak pidi läheb pohoi, lähme Tallinkiga sinna. Võtame longi. Ei, aga ma jõuan sinnani veel, Jürgen. Aga ei, mis ta tegi seal, ta jõi täis ennast Soomes. On mul õigus? Ma ei mäleta, võis küll olla, jah. Minu arust küll, Seppa tappis ära purjus peaga või Seppa poja tappis ära purjus peaga ja siis Sepp körssis mõõga ära. Yeah. Nii. Aga mida jõi Kalevipoeg, kui ta oli Soomes, siis ta pidi oota, ta pidi jooma Soome jooki. Oleme mul õigus. Nii et kui meie rahvuskangelane joob Soome alkoholi, mis Soome alkoholi tema jooks, mina pakun välja mintut, eks ju. Mõtle, sa lähed sinna Tallinki kuradi kruisi peale, eks ju. Istud Kalevipoja kõrvale. Ja ei, võtad mingi 250 millise mintu, eks ju, väike piparmendi poiss, pärast hinge õhk lõhnab hästi isegi. See on nagu listeriini oleks paugutanud. Ja kui me otsime Eesti kõige alkoholi, siis mina ütleks mintu. Damn. Okei. Mintu puhtalt. Okei, kangelane, reaalselt hästi. Ma ei hakka siis vaidlema, sest et mintu tõesti, ei, see pädeb väga hästi. Tead, ma korraks teen väikse said või kõrvale pöörde nendes küsimustes siin ja ma tean, et meid kuulab nii mõnigi uuem kuulaja. Miks ma seda tean, sellepärast, et ma ise tutvustasin neile seda ja oota, ma lähen pildist natuke liiga pimedaks, ma panen siin taga valguse käima. Ja ma kohtusin nendega, kes teab, kes mitte, siis ma nüüd panen laua peale, mina suvel töötasin Tembu maal. Täpselt. Mine putsi, türa, ma tahtsin mitu korda ütlesin ja siis sa oled nagu, ei, ära maini. Jaa, aga vaat, nüüd on see aeg möödus, enam seal ei ole, türa, kui muidugi, siis kui me seda salvestasime, siis ju me kuradi need üles lähevad alles mingi nüüd, vaata, et selles mõttes vahet poleks siis olnud, aga ma ei tea, nüüd kui me oleks juba siis uploadinud ja kuradi mõni, ma ei tea, fucking vend tuleb püssiga Tembu maale, et mind üles leida, mul ei oleks meeldinud see. Aga, ühesõnaga, reklaamisin seal, saime paar uut kuulajad ja nad väga soovisid, et ma räägiks neist sitta taga ja üldse selles kogemuses seal Tembu maal. Ma ei saa midagi rääkida selles mõttes, ma ei hakka nüüd sitta rääkima, aga see oli nagu kogemus. See oli huvitav. Minu lemmik, ma ei saa niimoodi pärast, muidu ma tühistan ennast ära. Kohe või? Ei, selles mõttes. Mul on jope täitsa putsis. Sai tehtud asju, mis ei ole kõige õigemad. Aga
ükski klient selles mõttes, ärge nüüd arvake selles mõttes, et mingi klimpe toidu sisse või keegi kliendi poolt oleks saanud viga, aga ei. Selles mõttes me olime viga, füüsiliselt viga. Ei no, ei. Kuidas, kas see oli võimalus üldse? Muidugi see oli võimalus. Mõtle selle peale, vaata see kuradi Vembu-Tembu see maskott. Tere, mis sa arvad, see ei ole päris ahv? Sa nussisid teda või? Oota, mida? Kas sa arvad, et... Sa nussisid kostüümis seda ahvi ja mida vittu? Kuhu sa tüürid? Ma räägin, et kas sa arvad, et see ei ole päris ahv? See on päris ahv, Kiur. Nagu... Oota, sa nussisid seda päris ahvi seal kostüümis või? No on hea või? Ei ole. Mida? Sa jäid nii vaikseks äkki. Jah, sest ma ei... Juhtus midagi või? Rikkusid mu tuju ära praegu. Ei, Kiur. Keegi ei nussinud ahvi, aga maskoti sees on ahv tõesti. Saad aru? Noh. Ja selles mõttes meil oli ikka paar intsidenti, kus tuli seda Vembu-Tembu ahvi nagu ikka laste pealt ära tõmmata, noh. Sest et mida nad teevad, nad lähevad ju sakutavad teda sabast, lähevad lükkavad, tõukavad, ütlevad talle halvasti ja siis no, mis sa arvad, mida see täiskuradi gorilla seal selle maskoti sees teeb, noh. Hakkab pehkima lastega, nii et noh, selles mõttes oli intsident, aga need on kõik ära maetud, ma loodan, et sellest probleeme ei tule. Arvan, sa keerasid ahvi tõuga putsi praegu, sest gorilla. Mina mäletan, ma olen Vembu-Tembu maal käinud, ma tean isegi laulu, eks ju? Kõik teavad vist laulu isegi võib-olla, aga arvad? Vembu-Tembu laul, mis see on? Gangsters Paradise või? Kui sa ta... Tulla Vembu-Tembu... Okay, see on tuttav. Okei, sa rõõmsalt hullata. Okei, nii. No igastahes, kas gorilla poiss natuke suur ei ole selle maskoti jaoks või? No. Äkki see on mingi orangutang. Kui sa orangutang ütled, no okei, no võib olla. Need vennad on chillid. Aga ei, see on gorilla seal sees tegelikult. Või mingisugune hübriid, ahvi ja gorilla hübriid. Chimpans. I'll give you a chimpans. Võib-olla pikad käed on. Kas sa oled, see on nii hea Ricky Gervais show. Carl Pilkington räägib kogu aeg, kuidas ahvid on tegelikult salaja infiltreerivad meie ühiskonda sisse. Nii. Ja on täpselt selliseid samu juhtumid olnud hästi mitu. Vembukas, hästi näide selles suhtes ikkagi. Ja ma pidin nagu lepingule alla kirjutama, et sellest räägi. Aga nüüd see on läbi ja pohhui tegelikult. Kuidas see läbi on? Või nagu, aga sul ikka tullakse järgi, võetakse munad maha. Siis on jälle, võtame podcasti osa maha, noh. Ei no, õnneks ma olen Lätis, nad ei saa mind kätte siit. Undisclosed koht Lätis. Täpselt. Ja okei, ma räägin sulle ühest intsidendist, kuidas ma panin tüdruku nutma. Alajaline või? No tead seda klassik värki, et vaata... Kõik neiud kardavad ämblikke. No, mina ka, ma ei päde koduämbliku, ma võin see pange mulle kõik kätte ja ma ei karda koduämblikke, mind on niimoodi õpetatud, aga kui me räägime mõni muu ämblik, no see ei päde. Nii, koristasime siis meie ja ta oli nagu varem mainid, kardan neid, aga iga üks kardab, selles mõttes... Mis see siis hullu on, et ma tõstan selle resti üles, tõmbasid nagu need harjaga ämblikud ära ja sa ei pea neid puutuma. Vana on hüsteeris. Ta hingeldab seal pisarad, tuleb ta mingi hüppab ringi, me oleme mingi ei ole hullu ja vaata seal ka. Long story short ühesõnaga. Tal oli legefoobia, aga ta ei olnud seda niimoodi väljendanud. Ja ma panin teda ämblikke koristama. Ja siis oli natuke piinlik. See oli natuke piinlik. Me pärast selles mõttes vabandasime, kõik on sõbrad edasi, aga see oli nagu big yikes ja selles mõttes õppetund. Meil on väga palju... Kui vana? 18. Almost 18. Ma pidin mõtlema, aga selles mõttes ta sai alkoholi müüa, nii et ta pidi 18 olema.
ja Okay. mis see vanus siia loeb? Ei, no selles suhtes see on illustreerib lugu, kui äkki see on, kui see on 62-aastane naine või 18-aastane naine, see on täitsa teine asi, noh. Aga no, et nagu kuulaja tahab teada äkki. Meil on palju naissoost kuulajaid, nii et nagu teile õppetund, kui teil on nagu legefoobia, siis selles mõttes väljendage seda ka niimoodi lihtsalt mingi ära tule käsutama naisi praegu siin meie podcastis. Meil peaks PC podcast olema juubli osas. Sa tuled mansplainima. Äkki tal on foobia, millest ta ei taha teistele avaldada seda. Kas sa üldse mõtled ka peaga vahest? Praegu üldse ei mõelnud. Sõnastan ümber, kui teil inimestel, teil kõigil on mingisugune foobia, mingi asi, siis, siis on mõistlik sellest nagu, seda nagu mainida, mitte mainida, aga nagu reaalselt rääkida, mitte siis seda, et see nii-öelda along the way, et by the way. Kardan ussi, aga tead, saada mind sinna ussimetsa mingi puit tooma või midagi sellist, vaata. Oleme mõistlikud. Ei, aga ma tihtipeale saadan oma naist metsa puit tooma, aga siis ma küsin alati ette, oota, kas sa usse kardad? Ei karda? Mine. Siuke hea oomines enne, kui ta kuradi ukse avab, et välja minna, karusi kardad või? Siis mine. Ai, see on solid. Ja ma ei tea, kas üks mu lemmik hetki Vembukal oli see, et lähme siis Semuga pausile ja lähme võtame süüa, võtame teises kohas, kus on see purksi koht mingi basseini ääres ja seal on mingi hull trammain ja mingi rahvast kuradi üle üksteise roomavad, et lihtsalt purksi saada. No me tuleme sealt kõrvalt, koputame leti peale, pane meile bifid, vaata. Pane bifid. Tomati. Nagu naised või? Just. Ja pange ahju ja tooge meile. Okei, davai. Enne kui siis see kliendi teenindaja jõuab ära minna, üks vanem naisterahvas kuradi surub inimeste vahelt ära. Kuule! Jah. Kuule, kas see burger, et see tuleb soe või? Siuke Jaa, me teeme burgerid, me teeme täitsa need soojalt valmis. Aitäh! Türa, me panime niimoodi kajakad seal, et selles mõttes. Vahepeal inimestel tulevad ikka väga huvitavaid küsimusi nagu, kas see burger tuleb soe? Kas see nagu see kurk seal purksi vahel, et kas see tuleb see terve luun ja kurk või te nagu tükeldate ära selle või? Kusjuures oluline küsimus, kas vaata, kui sa paned purksi soojalt, eks ju, kui sa vaata mingisugune, anna andeks, aga Vembu-Tembu, ma oletan, et te kasutate mikrolaineahju päeva lõpuks. Purksi kohas ma ei tea, kuidas nad seda tegid. Vist oli küll, aga meile muidu, mina olin sööklas, seal on fritüüritud kõik. See oleks nice veel, aga kui ma mõtlesin, et näiteks on see, et sa panedki kuradi klassik retropurks, paned kuradi mikrokasse ja siis ma ei tea, mingisugune salat vahele, kui vaata sa teed soojaks ja sul on salat vahel, siis see võib väga putsis olla. Vaata, see on nagu mingisugune ostaksid praegu, ma nüüd küll ei ela seal kauges ilusas maas nimega Eestimaa, aga kui sa lähed ostad ühe mamma purksi, mis on näiteks retroburger, eks ju, kus on juba see salat vahel ja siis sa teed soojaks selle, vaata. Siis ma oleks nagu, oot, et kui ma kahtlustan, et see on nii crack establishment, võib-olla äkki te nägitegi lihtsalt see, ma ei ole nüüd ammu Vembu-Tembu maal käinud, aga võib-olla see näebki nagu natuke kahtlane asutus välja, et sa mõtled, oot, kas te üldse soojaks, kas teil elekter on või? Vett on või? Kas see vissi pudelivesi, kas see nagu kraanist tuleb teil või kuidas te pudelisse saite selle? Kas te keerasite kinni lihtsalt korgi? Ma vaatasin, see oli nagu lahtine kork. Okei, valid. No see on valid. Ja suurt, ma ei tea, praegu mul rohkem ei meenugi, mis seal Vembukal nii-öelda highlighti on. To be honest, praegu on oktoober ka, see oli nagu 2 kuud tagasi selles mõttes, et kui nüüd Oskar, ma tean, sa tõenäoliselt kuulad, siis vaata, kui kaua on meil sellega läinud, et lõpuks rääkida sellest. Nii, Vembukas, kuule, tead, Kiur, siuke jutt, Eesti kõige parem laulja või? Ei, siuke jutt, et Koit Toome.
meile tegelikult tuli Järgmine üks kategooria. kurikiri. Ole vait putsi, sa räägid samal ajal, kui ma fucking seletan munn mongol. Ma tegin kiire kategooria, meil on auhinna saade, sa ei ole ühtegi auhinda välja andnud pikka aega, ma tegin kiire kategooria, lähme edasi. No see on valid, no. Sa mõtle, me teeme kahte asja, see on multitasking. Türa, see on kuulajale ju nii, okei. Ja sul on 2 kogemust, pärast kuulad läbi ja nagu oot, mis Kiur ütles, mis Jürgen ütles. Okei. Nii, aga Kiur, tegelikult asi läheb nüüd tõsiseks, sest et me oleme saanud kurja kirja täpsemini 23. augustil ja alles nüüd paar nädalat tagasi ma nagu panin tähele, et meie postkastis on kiri ja nüüd ma loen selle ette ja selles mõttes katsu nüüd kriitiliselt selles mõttes võtta ja mitte südamesse, sest et ta on päris koledalt öelnud siin. Nii. Ma juba nutan, selles suhtes ma ei ole isegi valmis, ma ei tea, kas ma olen valmis emotsionaalselt selleks, mul on raske. Ei, me võime ära lõpetada, et selles mõttes, kui nüüd läheb. See üldse kõik või? Elu ära lõpetada. No, tõenäoliselt siis... Lähme Maatrixist välja, Jürgen. Kui sa ennast ära tapad, siis sa ärkad üles arvutimängust. Ahaa. Ei, no päriselt ka, nagu see, siis... Ma tulen Matrixist välja, kui ma saan podcastile kriitikat, nagu see on minu viimane fucking piisk. Nii, aga kiri siis. Lugupeetud kännukuked, te olete kinda peded. Igatahes, olen teie podcasti kuulanud Spotify's juba 2021. aasta juuni algusest, kui teil veel oli 3-4 episoodi väljas. Oi. Teie podcast on mind aidanud läbi põhiliselt kõigi raskuste, mis mul selle ajaga ette on tulnud. Tahtsin teid selle eest tänada, et alati suudate mind naerma panna, kui tunnen ennast halvasti. Loodan, et varsti saabuv 20. juubeli episood ei jää teil viimaseks ja et episoode on veel tulemas palju. Aitäh! PS! Jürgen on sahtlipede ja Kiur on kapihomo. Ma leian, et see on eriti irooniline, et sa hetkel oled tõesti kapis. Kusjuures ma ka olen sellest nüüd ingliskeelses osas, prototüüp osas oleme arutanud sellest, aga kõik töö juures arvavad, et ma olen kapihomo ja hetkel ma olen kapis lillelise särgiga ja 3 nööpi on eest lahti. Et raske on vastu vaielda ja kuulajal kõikide teiste asjade suhtes oli õigus, et miks tal ka nagu selles viimase asja suhtes ei võiks õigus olla. Ja mis sa ütlesid, sa olid sahtlihomo või? Mina olen sahtlihomo, jah. See on siuke nagu alam... Kui nüüd nagu nägu näed, vaata. Kohe. Korras. Aga no ma nutan nagu ikka. Ja ütle midagi muud. Südames see läks. Südames läks küll, see selles mõttes siuksed head sõnad, nagu see tõi meile nagu energiat ja motti ja kõike head juurde. Selles mõttes kõik need episoodid, mis praegu siin aja jooksul on välja läinud, need tulevad südamest. Need on mõnda aega valmis olnud, aga ei ole saanud seda lüket, et need ära teha ja nii kui Kiur seda sõnumit või meili kuulis, siis vana hakkas järsku tööle. Saate aru? Jah, haamri ja kuradi liinapudeliga hakkas tööle. Süüdista mind. Kõigis süüdista mind. No ja mina olen see gatekeeper, kes ei lase episoode läbi vaata ja. Aus. Aga väljalaskmise suhtes sa ka venitad, sa ka natuke venitad ikka. Kui ma olen ära editinud, siis ikka tuleb, siis tuleb natuke ja siis tuleb, me ei hakka vaidlema, see on Peace and Love rap battle'i jaoks, jätame ka midagi. Davai. Nii, aga nii, räägi, kõige parem saar. Otsustame ära, kes selle võidab siis. Ma mõtlesin pikalt selle peale. Ja igav, mina ütleksin, et võib-olla natuke igav vastus tuleb minu poolt, aga võid sina avada, äkki sul tuleb midagi huvitavamat. Ma lihtsalt kuulaks hea meelega. Ma ei tea saartest palju. Ja... seda ma oletasin. Sa isegi ei tea, kus Valga asub. Aga kuradi, no praegu, mis mu peas toimub, on see Hiiumaa Saaremaa vaidlus, aga ausalt öeldes ma
I don't give a fuck. Nii et viskame need suured titaanid kõrvale ja võtame sealt taga selle kribu väikse poisi, kelleks on Naissaare. Oled sa käinud seal kunagi? Jaa, ma olen vist lausa mingi 3-4 korda käinud või. Vaadanud need pommid ära, vaadanud need naised ära ja kõik on vaadatud selles suhtes. Ja naiste pommid. Ja naiste pommid, just. Kas sa nõustud muga? Türagi. Ei, mine putsi, ma ei viitsi. Ma ei ole kunagi käinud seal, ma ei viitsi minna sinna. Mis seal kredi? Politseid ei ole, see on aus. Okei. See on aus, Pauk. Aga Kihnus ka ei ole. Ja kui tuleb, siis kohe tead. Kohe kõik saare peal teavad. Okay. Nii et Kihnu selles suhtes, mina olen väiksena ainult seal käinud, aga, eks ju, kust tuleb Virve? Ütle mulle. Kihnust, joo. Ma tahtsin ka Hiiumaa. Hiiumaal on Hiiu Pakar. Mulle meeldib Hiiu Pakar. Mulle meeldib Hiiu asemel öö. Lõbus. See on funky, jah. Lisab karakterit inimestele juurde. Kohe, oled Hiiumaalt olnud nagu oi. Ei. Õigus. Okei, aga mina ütleksin jah, siuke kahe vahelt hai ja siis ma veel korra considerisin. No Saaremaa ma tunnen, see on iga vastus, eks ju? Jaa, eks ole. Millest me räägime üldse? Aga Muhu. Mis Muhul toimub? Muhul on Muhu Pakar, ka jällegi. See on Muhu leiba. Muhu leiba oled söönud? Ei ole söönud. Näost näha. Mõttetu mees oled. Number 2. Kas sa oled kuulnud laulu Mina elan Muhu saarel? Ei ole kuulnud. Või mis see on Muhu kõrl? On see kuradi Noepi laul. Nii. See on bänger. See on bänger. See on puhas bänger. Ma ei tea, kas sa oled isegi valmis selleks. Ausalt öeldes. See, muidugi tean. Ma ei teadnud, et see on okei, sa võitsid mõra vist. Ma panen Muhu lukku. Muhu on lukus minu jaoks. Nägid sa? Ja niimoodi tehakse saadet siin. Vaata, ma näpuga näitan, sul niimoodi tehakse saadet. Ja ma astun üle, astun Muhu saare peale. See oli väga hea. Mina hakkan elama Muhu saarel. Mitte ma ei ela veel, aga ma hakkan elama. Ma teen laulu sellest ka. Huvitav, kui sa Muhu saarele paned hästi palju nagu neid propellereid ja siukseid... Sa mõtled tuulegeneraatoreid või? Jah, et siis kas sa saaksid nagu selle Muhu saarega nagu sõita... Sa kohe raputasid peale. Ei, ma olen mõelnud selle peale, ei saa. Okei, ma mõtlesin, sa tahtsid mingisuguse ökoplaani teha, ma mõtlesin mitte propellerid, aga tuulegeneraatorid. No tead mida, aga metafoorilises mõttes, ole vait, sa saaksid lennata Muhu saarega, sest seal on kindlasti tuult ka sitaks, okei, ja mõtle, sa saaksid arendada seda, jah, tead, kuidas sa saaksid seda teha või? Siis, kui sa elaksid Muhu saarel. No, vaata mulle silma. See on see Muhu mehe nägu kohe. Okay. Tulevase Muhu mehe nägu. Ma olen praegu teisel saarel. Siis oleks vaja väga suurt purjet või sellist nagu tiiba vaja ehitada sinna, et see Muhu saar nagu püsti saada sealt ju. No pigem ma arvan, sa alusta mingisuguse icebergiga. Vaata, kas sa teadsid, et Jamaica suurune iceberg, mis varsti sulab ära, mis on väga terrifying, aga Jamaica suurune iceberg praegu driftib ookeanis. Ja tehniliselt, kui sa sinna paneksid propellerid peale, siis ma ei tea, kas Jamaica saar on kindlasti suurem kui Muhu saar. Mõtle palju sa sellega saaksid lasta raisk. See on huvitav mõte, ma ootan, palun kuulajad, saatke oma ideid, mingid skemaatikoid. Mida teha saarega? Või nagu selle icebergiga? Kuhu pargime, kas kellelgi on garaaži piisavalt suurt, et see Muhu saare ära parkida? Okei. Nii, kuule, oota, palju meil siin nüüd... Aega on läinud. Meil saab tund aega täis, me peame arvestama ka selles mõttes, et meil läks mingi 10 minutit niisama mingi jahumise peale. Jama peale, jah. Nii.
aga noh, ma nüüd lõpetaks võib-olla selle Eesti Nogi ja selle nagu gala osa ära ja läheks nii-öelda afterparty poole peale. Okay. Oota, ma olen nõus, aga kas meil mingisugune viimane kategooria, kes midagi sellist ei võiks teha? Ma räägin, Muhu läks ka praegu mulle väga hinde, aga kas midagi oli veel juhuslikult? Näiteks Eesti film või Eesti startup, ta on sulle 2 valikut. Ei, mina ei taha, mina neid ei taha. Oota, ma võtan Google Docsi lahti. Kõige parem laulja või siuke tuntum eestlane. Oota. Soolane toit. Ma tahaks Eesti... Mul on hea vastus. Mul on väga hea vastus. Okei, no lase tulla. Tõsine vastus. Seenel oled käinud? Ei ole kunagi. Ma ei ole seened näinudki. Mis eestlane sa oled siis selline? Millised need seened on? Seenel käinud? Suured? Võib-olla ta väiksed ka? Nagu puu otsas või? Tulevad. Need on puuseened. Ma räägin maaseentest. Tehniline termin. Maal, selleks peab Tartusse sõitma või? Võib-olla metsaseenest räägin. Metsaseent ma tean. Nii, räägi. Millist? Kas sa tead millist? Kas sa kukeseent oled näinud? Meie seent olen näinud küll ja sinu ja enda oma küll. Nii. Aga mis kukeseenest teed? Mis sa teed kukeseenest? Kukesuppi saab teha ja tapad kukke ära lihtsalt niimoodi kohe või? On ta spot lihtsalt, et suppi või? Ma olen kukesuppi mitu korda söönud kusjuures. Mul vanaisa tappis kukki või see on mingi värk on, mingi jobiks hakkavad, tapad ära. Päris, ma ei tee nalja. Ma kusjuures ma ei tee absoluutselt nalja. See on lege nagu. Nad mingi muutuvad jobiks. Ma nagu... Nad vist ei tee tööd enam või nagu lähevad ülbeks ka ära ja siis sa võtad noore kukkist, nad hakkab mingi kaklema värk, sa võt nagu türa, ma tapan ära suna. Kannaga näkkuna. Klokiga pool salveda kere täis lihtsalt. Türa, ma tean MMA, paned talle keredi elbowga, paned ätsa. Kukk blokib ära ja korras siis läheb kaklema. Wow. Said aru kokkblokk või? Mida? Said aru pannist? Kas sa pannist said aru? Sain aru, jaa. Kokkblokk. Jaa, tubli oled, see oli hea paigutus, väga hea. Aitäh sulle, ma olen väga uhke, sellepärast ma selle ülikanna panin. Aga sa teed kukiseene kastet. Ja sa sööd vanaema kartuliga seda, koorekartuliga, keedad ära. Siis koorid kartuli ära ja paned võid sinna juurde, soola peale. Ja siis paned kukeseene kastme peale sinna, eks ju? Nii, millest me räägime? Ei. Nüüd me võime afterpartisse minna, kui sa tahad. Tead, selle sama jutuga, tead, Kiur, ma praegu enda kogemuses, need emotsioonid, need asjad, mis ma tundsin, kui sa nüüd, Kiur, lähed mingi Tinderi Biffiga või kes iganes sulle meeldib, siis hakka nendega täpselt samamoodi rääkima, sest et see tõmbas käima praegu. Ja tead, kus ma õppisin seda või? No. Tead, kus ma õppisin seda või? Andrew Tate. Tere, ei, nüüd kui sa niimoodi ütlesid, siis me läheme küll räpi juurde praegu. Jordan Peterson. Läheme, okei. Oota, aga setup. Nii, mitu baari tuleb, eks ju? Mitu riimi sul on üldse kirjutatud, kallis inimene? No minul on refrään ka. Mul tuleb... Refrään? Jah. Okei, mina ei tea, me laulu kirjutame. Mina mõtlesin, me teeme kuradi räppätalit ära, mis sa mingi pede oled. Ma selles mõttes ikkagi, mul on nende kalduvused, nii et ma pidin. Nii et ma arvan, mul on tunne, et sina teed siukse koledama ja mitte koledama, aga kurjema. Ja minul on natuke pehmem. Jah, sa oled siuke kurjem. Sul on nagu teravamad sõnad, nii et ma arvan, et võib-olla alustame minu omast, ma ütleks kunagi midagi halba. Kuis minu oma tõenäoliselt on natukene pehmem. Nii et oled sa päri sellega või? Okei, oota, ma kujutan ette, kuidas ma Eminem olen, oota. Mis sa arvad, ma naljaga pea värvitud sinna? Blondiks ära raisk. Ei, okei, loomulikult, spitsam. Nii, oota, kas ma panen ennast korraks mute peale, siis ma tahan selle flow kätte saada uuesti. Okei, nii, ma tegin soojenduse ära. Ma ütlen, see on täielik Prodigy, täis tõsidusega tehtud
ja kui meil juhuslikult on mingisuguseid music producereid või režissööre nagu you gotta hit me up nagu selles mõttes. Ütlen, see on võib-olla selles mõttes flow ei ole võib-olla kõige parem, aga te näete, et siin selles mõttes on talenti ja siin annab selles mõttes päästa. Nii. Cue the beat. Kiur tegi süsti, viga oli see, Till ei seisa püsti, nüüd kotid sinised. Jürk seisab künkal, käed uhkelt puusadel, rõõmu pole pikad, kui langeb suuskadel. Esimene laps sureb grippi, nüüd kahetseb. Kiur jagab bitti, Jürks köhib grippi, asi läheb tõsiseks, kui järsku kops koos narkodoos. Läti võmm järgi ei jõua, kui ma Soome sõuan. Rannas lehvitab Andre teed, mul kõrvas on need ja teed otsustab, et lisaks olen pede veel. Kiur on Valgas, seal suitsetab samalt, pärit on Sünges Salgast. Oi, ma ütlesin liiga palju, see ei tulnud välja targalt. Kiur jagab hitti, Jürks köhib grippi, asi läheb tõsiseks, kui järsku kops koos narkodoos. Narkodoos! Palun teile, siin on natuke selles mõttes, palun. Mees kirjutas refrääni. Ma lihtsalt ütlen korra kõva häälega üle. Vaatan kaamerasse, silmad pool kinni, midagi enam aru ei saa. Mees kirjutas refrääni. Ma mõtlesin, me teeme rap-battle'it. No ma ei tea. See on nagu see, kui see kuradi disainer tuli sinna. Ma ei tea, kas sa üldse tead sellist asja nagu see freestyle championship, mis on siis XX, vist nad kutsuvad seda. See on Megan Thee Stallion tuli sealt ja kuradi, mis see on, Baby, Da Baby, võib-olla tead sellist artisti. Baby, jah, okei. Minu arvates äkki Jati on ka isegi seal olnud seal saates. Aga disainer läks sinna saatesse ja siis hakkas refrääne ja neid adlibe tegema lihtsalt terve aeg, lihtsalt mitte ühtegi paari ei tulnud. Aga see on huvitav approach, väga teistsugune approach, sest mina mõtlesin alguses, et ma teen korra beatiga ja siis mõtlesin, mul ei tule beatiga välja. Siis ma mõtlesin, me teeme slam poetrit, eks ju? Aga no vist mitte. Tundub, et me teeme kuradi... Sina tahad, no? Rahvalaule teeme, tuleb välja. Ei, ise rahule või? Ma räägin, et selles suhtes siin on raha teenimisvõimalust. Kindlasti. Et võib-olla üks salm veel juurde, siis on meil terve lauluvideo olemas ja põmmaki, selles mõttes, et kontserdid tuleb panna nagu järgmisena paika. No see on huvitav arvamus sinu poolt ja ma respekteerin, et sul on enda arvamus. Ei, sa võid... Tahad kriitikat anda? Ei. Ma esiteks peeretasin praegu, ma ei tea, kas sa seda kuulsid. See on see, mis ma arvan su ajas peeretima. Et no mina ei tea. Ma tunnen, et oli jumet, oli asjal jumet. Kui me nüüd kriitikat tahame teha, eks, siis ma tunnen, et kui sa juba refrääni teed, eks ju, siis pea 5. Aga tegelikult kõik on väga hästi. Mina ei oska üldse laulda. Ma ei tea, kas sa oled kunagi varem üldse kirjutanud midagi. Mina ei ole kunagi. Ma kirjutasin oma esimesed värsid valmis. Ja siis ma mõtlesin, et tahan need Jürgeniga jagada. Ja siis ma mõtlesin, et armastusega kirjutasin need kõigile. Ja ma usun, et ka sinul oli armastusega. Ma nägin, et seal oli koti osa, gripi osa, süsti osa. Ma korra mõtlesin, sa hakkad rääkima, kuidas ma mingi krokodilli süstin. Ma olin nagu, et kuule... Ja, see läheb liiga isiklikuks, seda ei hakanud sisse panema. Okei. No me võime natuke proovida. Mul on lihtsalt paar paari, eks ju. Mul ei ole lauluformaadis, nii et sa pead andestama mulle. Ei, see on okei. No nii, no võime proovida, vaatame, äkki läheb perse, äkki ei lähe, aga jah, refrääni kahjuks ei ole, ütlen ausalt ära. Okei. Armastust väiksena sa ei väärind, sinu suhe kaugelt näha see ju käärind, tema lina siis sa ei määri, naine näitab sulle voodis ainult sääri.
minu käbitsaju tead, need on suurimad. Kitsa paned kohe perse sisse, kuuli saad. Isa ütleb, milline ma suurikas, kui sinu õde vaikselt puurin ma. And I got some more. Keep it going. Reedel isal viiekad pead lunima, et pubis kuulda saaksid joogi vulinat. Öösel hakkan sind vaikselt sundima, et hakka tipa-tapa kodu poole vudima. Meil on veel, eks ju. Nii. Su naise toast öösel kuulda on kisa. Karjumist kuuleb ka ta kasu isa. Mõtleb, küll on poiss ikka visa, kui vaikselt kiirust juurde lisan. Mulle meeldib see kredi Edgar Savisaare kredi. Ma ei saa, mulle kapis ei ole ruumi türa. Oota, oleks su elus näha vaid sihti. Emme tissiimed ikka päris tihti. Poistelt kerjad jälle sinna hitti. Tasakesi muidu saad väikse litri. Sul näha pole ühtki iseloomu kihti, a päris kihvtilt sakid minu tikki. Täiesti. Ma olen praegu... Oota, viimane, kuula nüüd seda. See on nüüd sulle. See on sulle kirjutatud. Sa nagu Shrek välja ilmusid sealt sohumat. Su naise kõht tänu minule on kogukas. Su räpp on ikka straight up kohutav. Mine koju äkki issi lohutab. Alhamdulillah. Tere, ma olen ikka praegu 2 meetrit maa all praegu täiesti maetud, läbi surnud. Kus sa sellist, kus sa inspiratsiooni said? Kuule, sa ei kujuta ette palju ma Eesti räppi kuulen. Ma teen nagu Patrick Batemani, tead Patrick Batemani, American Psychot, oled näinud või? Ta seal kirjeldab laule, vaata, kus ta ütleb, et nagu, et this mingi 1980s track was a pop hit ja ma teen teie sama asja, aga Eesti räpiga. Sest ma kuulan Eesti räppi päris palju. Mul on ikka Sipelga 14, kui sa olid kuulanud tema Trap Life albumit, eks ju. Sealt pealt minule väga meeldib näiteks High Five. Trap Life samuti. Siis ma ütleksin, isegi tipsudieet, no see on siuke, ongi sinu refrään on selle värki, aga ikkagi lüürika on suht ja see on lihtsalt, sa proovid naljakaid sõnu ära kasutada. Villem, trillem, 5- kohver paneb maru hästi, pizzas. Kui sa oled kuulnud selliseid laule nagu jalgrattalauluke või siis näiteks Üksi lennukis, mis on samuti pizza album, minu arvates see on vist Avocado või see on see mingi 9210 või midagi sellist. Siis on, mis meil veel on? Samad albumi pealt. Ma ei küsinud siin ajaloo kuredi tundi, bro. No ma räägin, ma olen Patrick Bateman. Patrick. Vot, aga aitäh kuulamast. Mul tegelikult oli üks veel, aga see ei olnud tegelikult nii hea. Ja siis ma mõtlesin, et ma, piisas sulle sellest vist ja piisas. Ja, ei, ma olen juba maetud selles suhtes, et pole enam vaja. Vaata. Ärme palun tallu selle matuse koha peal, on ju. Okei. No... On sul midagi öelda päriselt ka või lihtsalt ütlesid, et sa oled skull emoji või? Skull emoji, ongi nii. Ei, sellis olid. Mul ei ole mitte midagi öelda selles suhtes. No, oleks võinud refrään olla, vaata. No, mis seal ikka, on ju. Läks nii. Ma ei tea, me päris laulu teeme. No see on see, et sina teed refrääni, mina panen baari järgmine kord. Davai, teeme nii. Ja... Tere, see on aus. Ongi kännukukkene. Nii, see ongi see, 20. Miks me teeme 20. juublit, eks? Me peame üles tunnistama. Miks me nii suurelt ette võtsime? Miks me teeme rap battle ja värki? Tahaks inglis keeles asja teha. Ja ma tahaks, et keegi veel tulevikus keegi ka kuulaks veel. Eks ju, Eesti kuulajad ka kuulaks veel. Sest tegelikult mul on tunne, et te poisid saate aru. Te võite küll öelda, et ei saa inglis keelest aru, aga ma näen näost, et saate aru küll. Eks ju. Ja selles suhtes meil on, me armastame kõiki kirjakirjutajaid, me armastame kõiki naisi, kes kuulavad podcasti, speciali. Breast Cancer Awareness Month on oktoobris, by the way. Nii, et me oleme allied, me oleme naiste allied ja toetajad, eks ju. Ma näen, tegi Wakanda märkidega praegu. Aga see Black Panther on nüüd suht siuke feminine film küll. Vahet pole. Nevertheless, inglis keel toob kasu meile.
ütleme ausalt, eks ju, me oleme raha peale väljas. Jürgen, no, okay, oleme ju, täpselt, nagu sa ei teeks seda podcasti, kui sa raha ei saaks sellest. Kui me oleks seda iga kuus $6 siis ma ei viitsiks, ma oleks nagu türa editid, paned paar tundi oma elust iga kord paned selle peale lihtsalt tasuta, türa ma ei viitsi. Et kuna me tahame raha pärast ja me tahame ainult rohkem raha teenida, siis me oleme niivõrd, ma ei taha stereotüüpi öelda, aga mul sõber ütleb kogu aeg, ma olen juut, eks ju. Et võib-olla geenid löövad välja. Isa ütles mulle ka, kui ma ütlesin, ma lähen müüki tegema, ta ütles mulle, et sa oled, või ta ütles natukene illustratiivsemalt, ta ütles, et ma arvasin, et perre tuleb ikka üks juut, aga ma ei teadnud, et see sina oled. Ei no tegelikult see on natuke huvitav ka, ma ei hakanud enne midagi ütlema, aga see, et sa nüüd 20. juubeli osas otsustasid mitte enda juudimütsi kanda, oli, ma mõtlesin... Ta on siin taga, see jamak on siin taga, aga ta ei näe siin. Ta võib-olla kukkus maha ka, see kukkus, tead, ma peaga. Ja, sul on seal... Aga proovime inglise keeles. Me tegime ühe, mis see on, prototüüp või? Proto-osa või siuke? Proovikas. Proovikas, jah, see võib-olla tuleb, mis episood 21 või? Nüüd tulebki või? Oli niimoodi, me võime lihtsalt teha mingi eng special. Ja võt, mina kujutsin nüüd seda ette, et ongi siis on est-osad, eng-osad ja võib-olla me võime mõne est-osa veel teha, eks ju, aga väike rebranding võib-olla siuke väike. Aasta pärast prooviks hispaania keeles ka ära. Ja mina õpin praegu araabia keelt. Ählen või sählen, mis on bislimilär, errahman, errahimi. Mis meil veel on? Ma võin sulle veel midagi öelda. Ei ole vaja. Allah itšasik. Allah itšasik. Jumal tahab sellest lõkki. Aga jaa, ühesõnaga siuke mõte. Vaatame, kuidas see läheb, sest et vaatame, kuidas teile see 21 või nii-öelda see English special meeldib, sest et ma ei mäleta, Kiur, kas sa olid siis juba mingi patu all ka, aga lõpuks nagu see kõige suurem hirm on need aktsendid, mis võivad tekkida, ja natuke ka see, kui sa pead inglise keeles mõtlema, ma räägin endast vähemalt, siis mõnel teemal on võib-olla inglise keeles niimoodi raskem rääkida, kui sa ei leia neid sõnu või siis hakkad kokutama, aga see ongi siuke harjutamise asi, õnneks meil on praegu aga minule meeldib, aga see aktsendi asi korra veel, vabandust, ma vahele segan, eks ju, aga aktsendi asi on täpselt see, et ma tunnen, et see lisabki, see on siuke ekstra sprinkel, eks ju, sest me saame igat pidi teha, ma räägin kogu aeg oma retarded eesti aktsendiga, kui ma räägin nagu siin inglise keeles, ma kuulan vahepeal, tead, kui rahv on kuulata, sellepärast ma ei editigi podcasti, kuulad, kuidas sa ütled, kui mina ütlen, mitte nagu ma ütlen endale nagu siuke third perspective, eks ju, kuidas sa ütled mingisugune sprinkle, näiteks ütlesingi sprinkle, let's sprinkle, eks ju, nii. Aga kui ma nüüd mõnikord proovin ka normaalset aktsenti teha, siis ma tunnen, et see on täitsa päästetav, nii et anname agu. Ja kui agu anname, siis on ka igat pidi tore. Õige. Mis sa selle peale ütled? Ja teeme täpselt niimoodi ja õnneks jah, meil on praegu ju, mitte et meil oleks kuradi 300 osa väljas, et siuke switch teha, aga ja, täpselt, meil on 20, vaatame, teeme siukse juubli kannapöörde, vaatame, mis sellest saab, kas seda jaksab edasi niimoodi teha ja kas teil on nagu hea kuulata ka. On ju? Aga pakun välja, paneme nüüd, kui see osa nüüd tuleb välja teoreetiliselt, siis see on osa mitte 21, vaid osa 1. Eks ju? Aga seal on eng on juures. See on confusing. Ja siis, oota. Kui me teeme eesti keeles mõne kännukukkede juurde, siis see tuleb kännukukkede nime all välja. Või nagu selles suhtes, et siis see on nagu 21. Et siis on näha, et kus on Eesti, kus on eng. No see on veel, see on taut nuppu saab seal vajutada. Ma vajutan X-i praegu, jah. Vajutad X-i, jah. No ei ole hullu. No vaatame, mõtleme. Selles suhtes kõik on veel lahtine. Ma lihtsalt tahan nagu see, et kui sa oletame nüüd, sa oled inglise kuulaja, sa oled üks harimatu mats, näiteks Ühendriikidest, eks ju. Jah, rõve. Teed kanepid, suitsetad oma legaalsed kanepid seal, arvad, sa oled nii äge või? Arvad, sa oled äge või? Aldsad äge, et see on legaalne, see on kõva vend. Sorry, ma läksin närvi. See on okei.
Igastahes, kui tema nüüd hakkab kuulama, siis oleks ju tema jaoks ilus, et tuleb number 1 vaata, et siis ta teab, et siis tal on nagu kõik on kuulatud, eks ju, ja too mingisugune Eesti kama jama. Ma saan su pointist aru, aga ma arvan... Tead, aga vaatame teisi populaarseid podcast'e, teeme, vaata, sest see on nagu After Dark, vaata, see ongi põhimõtteliselt, see on, ma nüüd, võtame mütsi maha, eks ju, ilma kapita. No cap. Eks ju. H3 podcast tegi After Dark. Tuli siuke eraldi thing välja. H3 After Dark. Ma ei tea, kas sa teed H3 podcasti, eks? Yeah. Ja minu arust nad hakkasid ikkagi ühest pihta, et see on number 1 osa, vaata. Et siis see on nagu rebranding samast asjast. See on nagu sarnane asi, vaata. Aga see on lihtsalt... No in that case võib-olla tõesti, aga siis oleks vaja mingi teine vaata logo ja siuke bänner vaata ja sellega seoses meil tuleb loodetavasti uuem värskem logo. Sellega seoses, kas me võtame Mersiga ka midagi ette või? Jah, võib-olla vaata, see olekski anniversary asi, ma ei tea, kas sa viitsid seda sokki assi, no okei, see on teine teema. Detailid paneme pärast paika. Eks ju. Aga sokid mina tahan, et oleks meie originaalse logoga. Praegu selle sama logoga, eks ju. Me ei hakka uusi asja nussima, eks ju. Uue asja teeme kuradi, mis see on, aluspesuna. Bokserid, unisex. Hea kvaliteet. 2 kukke. I like that. Stampkoks, saad aru? Yeah. Solid. See ongi nagu kubeme peal. See võib unisex, see võib naisel ja mehel olla. See on nagu bokserid on mugavad kanda ka, vaata, kui sa paned mingi vaata väiksem suu. No igastahes, enne kui me nüüd brand partnership'e juba hakkame otsima, eks ju. See on juba suuremad ideed, eks ju. Mul on ikka, kõik on välja mõeldud. Mul on 10 aasta plaan, on kuskil paigas siin. Number 1 mul on kirjutatud procrastinate võimalikult palju ära editi podcast'e. See on mul number 1 goal elus ja praegu läheb väga hästi. Ma tahaks öelda, et sellega läheb mul väga-väga hästi. Me oleme joonel. Siis see on mingisugune juurdearendus, et ideid meil lendab, sokid tulevad originaalse logoga, kännukuked logo, kännukuked, kui keegi on väga outcry, kõik on nagu oi, tehke ikka eesti keeles, siis teeme Patreoni, maksa raha, ma tahan näha, et sa maksad, ma tahan näha neid dollareid, ma tahan neid eurosid, okei, oleme ausad, nii et võt, I rest my case. Okei, hästi öeldud. Ja selle uudisega ja meie tulevikuplaanide osas me lõpetame tänaseks. Kas Kiur, sul on äkki, oled sa punkti pannud või tahad sa veel midagi siia juurde lisada? No vaata mind, kui tundub, et ma olen punkti pannud. Sa ei taha midagi öelda. Loodan, et kuulete ja näete meid ka 3. juubelil, 30. Sinna on veel kõvasti aega, võib-olla see tuleb kiiremini. Selles mõttes see 10 osa tuli minu meelest palju kiiremini kui see eelmine, võib-olla valetan, ma ei tea. Siuke tunne on vähemalt küll, võib-olla aeg on kiiremini läinud. Aga loodame, et näeme järgmine kord ja tšau pljau! Mõtleks kõvaks. Fuck it up, hit me up, baby too sweet, little buttercup. Go with us, doing drugs, I don't wanna say it more than once. How do I get so much? Baby, I do enough.